põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Vivatbet toetab Eesti jalgpalli. Toeta sina ka! Ja tervist jalgpallistuudio koos. Räägime täna eelkõige Eesti klubide euromängudest ehk siis Flora ja Paide suurtest kaotustest. Räägime saate lõpuna natuke meistriliigast, sest et pole ammu sellest rääkinud, mis siin vahepeal juhtunud on, väiksed kimmikuda. Aga enne loomulikult peame siin paar personaalküsimust ette võtma. Alustame siis Andres Ooperist, et eelmine nädal, me ei saanud siin saadet teha, kiire ja mängud ja no ei leia midagi aega, eks ole, et jäi enne nädal vahele. Ja siis mida ma näen, Andres Ooper on siin Postimehe õhtule ESO saates. Üks nädal käid seal finaali kommenteerimas, siis käid seal ESO saates, siis Sokkerite saates. Andres Ooper, on sul nüüd veel mõni saade jäänud käimata Eestis, et kas sul on mingi, kuhu tahaks minna? Ei oska nii öelda. Sellepärast ma loosingi, et te teada ei saa. Kas sa Anu saates hommik janud oled? Olen käinud kunagi, olen käinud. See oli siis, kui ma kooli lõpetasin. Juhal küll, no mees on igas saates käinud, et kui hästi keegi kuulab, et teete saadet, kus on rülaliselt kutsuge Andres Ooperit. Eesmärk on rääja kõik saated. Ja loomulikult, mis on... Presidendi vastuvõtule. President, ma tean, Alar Kööris kuulab. Et kutsu Ooper presidendi vastuvõtule. Roosi ajad. Aga nüüd me peame muidugi... On ju järgmine nädal. Muidugi nüüd peame minema tõsisemaks kahjuks, et alustame Talveti vabandusminutitega, et läksime eelmine nädal siit saatest ära, ma ei tea, see lubamisega. Võib-olla meil mõni uus kuulaja, eks ole, kes tõesti teab, et Madis Kalvet on jalgpalli ekspert ja tema soovitusi tasub kuulda, Vivatbet, Eesti jalgpalli suurstoetaja, et paneks sinna natuke raha, et huvitav, millele panna. Ja loomulikult Madis Kalvet ütles, lubas, et Flora võidab Andorra klubi 3-2. Madis Kalvet, vabandame alustuseks, siis ütle, kuidas siis jälle nii mööda läks see ennustus, et kas sul hakkab häbi ka vaikselt? Ei, häbi jäkka. 3-2, ma ei tea, see, mis eile tegelikult toimus, oli täielik košmaar muidugi, et sükest asja Eesti klubi jalgpallis ei oskaks oodata, me kaotame Andorra klubile kodus 0-4, et see on ikkagi, ütleme nii, et pole häbil otse käärt. Ma ei kuulnud sõna vabandan. Ma siis vabandan, kui kergem hakkab. Hakkab kergem. Selles mõttes on targad mehed ka siin stuudios. Mina ütlesin, et eks ole, Rapid võidab 5-1. Tegelikult 6-1. Ja mina ütlesin, et see Flora Interi seeria 8-0. Lõppes 0-6. Et see mõttes, et Sa ütles 8-0 või teistpidi. Ja teistpidi. Täpsustame. Esiteks, ma ei mäleta, et oleks nii olnud, ma ütlesin Vändus skoori lihtsalt ja teiseks, me teame, mida iganes Heigo ütleb, vastupidi, et kui Heigo ütleb Flora 8-0, siis te teate, et panna teistpidi. Ma hakkan ka siis seisu, ütle, kes võidab, ütle mingi seisu. Ei, sina oled ekspert, teie oled ekspert ja mina olen ikka selline lihtne jalgpallisõber, aga alustame siis sellest eilsest asjast, et jah, Flora mängis siis Inter ja võtame selle paari kokku, et oleme esimest mängust ka, et esimene mäng, et ma arvan, et nendest mängust tasub rääkida nii, et Flora teisest mängust ja Paide esimest mängust, need on need, kus asjad tehti selgeks, eks ole. Et Flora kaotas Andorras 0-2, mis oli okei, sellepärast, et et kodus võib äkki ringi pöörata. Ja, et Inter ajalooliselt ta polnud mingi 8 mängu järjest, eks ole, eurosarjas võõrsil võitnud, eks nad kodus võivad põhimõtteliselt, ma ei tea, lähevad Arsenaliga, võivad kodus Arsenali võita 1-0, aga võõrsilt põhimõtteliselt nad on sellised, et Kuressaare vastu peaks olema hädas ajalooliselt, eks ole. Sest oli niimoodi, nad olid varasemalt võõrsil võitnud äkki vist üldse ühe mängu ainult. Mis tähendas, et teise mängu eel kõik asjad lahtised, et edasi pääs võtta, hashtag Jan Martinson. Ja alustame siis esimest poolest. Iga medal, see oli ka kandikul, aga need ei võtnud. Alustame, lähme siis kronoloogiliselt see mäng, eks ole, ma ütlen, mäng algas ilusasti, et algas näljaselt ja tuli, eks ole, mul meeldis, kuidas see, Salama näiteks, et väga meeldis see suhtumine, proovis ette võtta, ebaõnnestus, proovis veel ette võtta, ebaõnnestus, proovin veel, et oli tahtmist, eks ole, seal Alama saigi löögile, siis sai... Mängis Varjundile sinna värava ette kohe. Ja siis sai see Allitus sai väravest nurgalöögile pea vahele, siis sai Senjov sai proovida, et selline mäng oli täitsa nagu Flora käes. Ja siis... Üks tsenderdus.
ja siis ei ole Zendert, ma arvan, et see madal kross oli. Ei, ma mõtlen, see, kuidas see üldse algas, et põhimõtteliselt siis Flora kaotas 0-4-na esimese värava, eks ole. See oligi madal Zender, Pochettino lasi värava ette, vaata. Alustame sealt natuke veel kaugemalt. Et see, mingi asi Floral oli, et konspektid olid kuskil täiesti asja. See, et sul see esitatakse, Pochettino oli, see on polnud, kui Pochettino sai paremal äärel palli, siis see oli 20 meetri kaudus ühtegi meest, eks ole, ja siis kuskilt hakkas see Norris ja Marseille ja siis tuli see tross kasti, madal tross, Rollo võitles seal, pall siin ette ja värav. Et see oli see, me võime see värava esitaks ära rääkida, ma ütlen, tegelikult vaatasin see mitu korda üle, ma reaalselt ei saa aru. Kuidas väravlööja oli? Sofaskoor ütleb Modric. Molli mingi jah, aga ma tean Modric. Pablo Molina. Sa ei tahtnud endale Maradona panna, vaata. Mõtlen, anda super, anda lihtsalt Maradona, vaata. Jolo, vaata. Aga see, et kuidas need keskväljad, see Molina tegelikult oli ju täiesti üksi ja keskväljal olid seal lähedal. Kui see Molina seal keskelt jooksma hakkas, tema väravale lähemal olid tegelikult sel hetkel Reida oli lähemal, Marjund oli lähemal, Allik oli mõne meetri kaudusel, et oleks selle jootsu saanud vabalt kinni joosta. Alamat Reida ei oleks pidanud seal keskele mitte keegi jootsnud kaas, mitte keegi. Seal oli teiste väravate puhul oli täpselt samad mustrid tegelikult. Aga lähme kronoloogiliselt, et see teine pool, et see on natuke teine asi. Ma ei saa aru, kuidas see asi nüüd nii läks. See Inter siis mängis ju mõnusalt, tõmbas kohe, kui tal pall oli, tõmbas hästi suureks, hästi laiaks ja hakkas seda palli siis et jookse, Flora jooksiski nagu järgi. Aga jah, olen nõus, et jõua lähemale. Selle tsenderduse oleks võinud palju lähemale, oleks pidanud palju ja lähemale. Oleks veel see Topstik, vana hea Eesti äärekaitsete tüüp lahendus, et ma jään 5 meetri kaudu seisma. Täpselt, aga ei lähe pressi. Äkki minda mööda, siis ei minda mööda ja siis on nagu parem. Ja siis keskväljalt kaasa just on, see oli väga halb. Oma mängijaga kaasa absoluutselt keskväljalt, see olen ka nõus. Ja läkski, ja sealt see mäng, eks ole, ja kõik, mis oli ilus, ütleme, Flora tuni esimene veerand tundi ilusad peale seda, tegelikult see meie meeskond ikkagi kuttus kokku. Natuke küll, aga tegelikult ütleme nii, et ikka oli ju võimalusi, seesama mine poole ja pausile Senjovi selle väravaga 1-1 oleks võinud on ju lüüa, et seal, eks ta ise tunneb ennast kõige halvemini, aga selle oleks pidanud ära lahendama. Aga 1-0 pole, selles mõttes pole hullu, eks ole, ei ole ju häbiväärne. Ma nagu seal ülekandes ka öeldi, et näed, teine poolaeg, 45 minutit, iga 15 minutit 1 värav. Loomulikult, alusta ühest. Aga mul juhtus selline asi, ma lihtsalt väikse story tellin vahele. Mulle puhtus ajal juhtus selline asi, vaata, et käisin sõbrannal maal külas, ja siis seal oli hästi laps ja värt ja õnnetus oli, vaata, üks meeskaardis viitsiski õlut juba pingi peal, ja siis istusime pingi peal niimoodi. Ja siis mulle põhimõtteliselt istusime, pink on värisem puupink ja see ladunes all laiali. Ja mis esitaks ilmselt liiga paks. Aga mis juhtus oli see, et 3 asja, ma lendasin, pink ladus ära nii, et ma lendasin endale trannikuna naela või naela trannikasse või naela perse, okei. Siis minu Henri Trelli autossabe ja aluspüksid, auto ja ribadeks sees viskasin ära, minu titsad teksad, mul laps ütleb, et õudne piinlik on täie, nii kui vana mees nii kitsad teksasid. Hea audis talle, pidid ära viskama, kõik maha tandmise, püksid maha tandmise. Rõndi häbi nagu ees, et selle kodu poole viskas asjad ära ja mõtlesin, et enam hullemat asja audustest küll juhtuda ei saa. Aga võta näpust, tuli Flora mängu teine poole. Ma mõtlesin, kuhu see lugu jõuab lõpuks. Ja see oli ikka ju piinlik, et okei, et natukene Prosti avas neid liine, ma saan aru, et see on natukene tekkiski tühjemad ruumi, kui Ratsin äärelt ülespoole, Topstik ülespoole tekkisid tühjad tsoonid. Interil olid need kiired mehed, aga selles mõttes, et laiast astus Flora see asjade avamine oli ikka see, et mitte midagi ei loodud. Põhimõtteliselt selle teise poole algus oli nii, et Kolobov 3 minutiga mingi 2 suurt tapsu. See tõmbas põhimõtteliselt selle viimasegi enesekindlus maha meeskonnal. Põhimõtteliselt see on 0-3 taga ja siis Koiste peab röögib kõrvalt. Koiste, kes sa ei näe teda röökimas. Kiirmi, sa on aru seal mingit Rüünvald ei julge palli kuhugi anda, kaitsjad ei julge anda. Põhimõtteliselt see oli 0-3 taga, need paar apsu seal algus kohe ja see meeskond värises, seal värises. Ja ma ei saa aru. Tehti mulle selgeks, kuidas saab üks meeskond, kus meil on praegused koondislased, endised koondislased, tulevased, me ootame need mehed, kõik oleks välismaal varsti. Kuidas saab?
üks meeskond niimoodi kokku tutvunud see teisel poolele ja kui see Inter selle 0 jarts lõi, siis oli platsil põhimõtteliselt, ma arvan, et oleks võinud sinna Tartluse panna, oleks ka võib-olla natuke rohkemalt. Selles mõttes ma arvan jah, et kui siin mehed tahavad välismaale saada, siis selle eurohooaja pealt nagu keegi ei saa nagu, et selles mõttes ikkagi oli tegelikult ju kehva, kui vaadata kogu seda Flora tänavust eurosuve, siis Eesti klubidest ainsana võib öelda, et nemad läksid nagu lati alt, et kui ülejäänud 3 ikkagi tegid nagu hästi, siis Flora läks selgelt nagu ebaõnnestus kogu see eurosuvi. Ma küsimus, kuidas saab, et see üks ma ei tea, seal põhimõtteliselt ikkagi ilmselt ma ei tea, kas seal ei ole siis vajalikku sükest, ma ei tea, vaimset liidrit, kes seal siis kuidagi mehed nagu kokku võtab või enesekindlust süstib või ma ise hakkasin ka mõtlema selle just need äärekaitsete peale, et kui sa ikka pead mängima Kuraksiniga ja Antonoviga ja ma ei tea kellega, okei, nüüd oli Tovstik tagasi küll, aga sa paned lõpuks alama äärekaitsesse, sa ei saa eeldada ja seda muidu oli Vassiljev Eestis ka vist katsetanud, eks ole, et jaa, aga sa ei saa katsetada selliste asjadega, sorry, ma ise mõtlesin, kas sa peaksid võtma duublist siis või midagi, aga kes on ikkagi mänginud äärekaitset, see on minu silmis vähemalt, ma ei ütle, et see seal, ma ei näinud ka, et mis see siis oleks andnud, seda ekstrat sinna rünnakule, et seal oligi joosti alama üle, kui sinna oli vist teine värav, et oleks pidanud tagasi jõudma, okei, väravaht võib-olla positsioneeris ennast täiesti valesti. Rüünalist näpud eedmale, Rasmus Satter või saab väga kurjaks. Seal on palju asju, mis langesid kokku, et ongi, et sa ootad, et väravat teeb ka mõne seivi, sorry, ei saa ühtegi, aga mul on just see äärekaitsete positsioon, et see tekitas minus küsimusi, et jah, sa panen neid 6, 7, 8 ründajad sinna platsile, aga siis mingid põhimõtted ja asjad, mismoodi me edasi liigume, jäid minu jaoks selgusetuks. Minul on see küsimus, kus on Eesti klubide, see on teine kord, ma toon Flora puhul sama asja, kus on see on Eesti klubide tüüp mure minu jaoks, kus on see särgiau või kus on see asi, et see on minu kodu, et selles mõttes kahjuks, Urmas Hoonvald, vaata, meil on Gestapo on peal, ma ei saa ühte sõna kasutada, mida ma tahaks, enda algav sõna, mis väljendab seksuaalväärtust, et ma ei lase endaga seda teha, ma ei lase teha, et siin on mul on see on minu, eks ole, see on minu särk, ma olen Flora, mul on siis 100 laulvat fännina, minu fännid, mul on siin tribüünil on pere, mul on sõbrad, mul on naine, mul on siin paar tuhat inimest ja kus on see, et sa lähed teed haiget, kus on see, et ma kaotan selle mängu 0 jarts, ma kaotan 0-3, aga ma ei ole mingi tössik, et ma ei lase endale, selles mõttes ei pea võtma punast, tee haiget kas või näita. Ma näen, mida sa mõtled, et täpselt Kreida võiks olla selline mängija, kes tuleb, ja siis ma ütleks, et tubli Kreida, et sa seda ei teinud. Aga tahaks küll mõnel mängijal, ma olen nõus, et jõua kontakti, tee haiget, ole oma 1-1, võida oma 1-1 ja sellega ma olen isegi nõus. Kas sa seal pead punast saama, millega sa paned on ju meeskonna halba seisu, seda mitte, aga olen nõus, et näita sisu. Keegi otsin tolle selline eeskuju, et ma panen seal keskväljal, eks ole, ma tõmban seal, eks ole, lihtsalt kehasse ära, eks ole, jõuda, võtan rollas, ei võta, eks ole, keegi nüdib, võtan ratist kinni ja lükkan pitjale, vahet ei ole, selles mõttes, et me tuleme siia võitlema, me ei anna niisama alla ja selle asemel see lõpp lihtsalt meeskond kukkus kokku ja see oli õudne. Olgem ausad, see mängu lõpp oli õudne vaadata, nii vaikse staadion pole ammu olnud. Fännid, õnneks kiidan Florat, nad teadsid ette, ei teinud üldse mängule promo. Seal oli teada, et midagi ilusat ootamas ei ole, et 0 reklaami katstat inimest üsna hästi, see oli kaval, ei olnud piti järjekordi, vaatasin kohe, et kui mõnus vaata, see on kiidan, et Paide Levadia, jõuad sinna, et seal jõuad, vaata valel ajal jõuad pool tundi varem, pead ikka veerand tundi ootama. Floral ma sai kohe supsti staadionile, super, vaata, õlle järjekordi polnud, et see mõttes kõik oli hea, vaata, ja õnneks, et ole välja sai ka kiiresti, sest inimesed hakkasid varratult ära minna. Aga kaotus õpetab rohkem kui võite, ma loodan tegelikult, et siin ikkagi tehakse omad järeldused, asjad, ka need noormängijad saavad selle, täpselt see, mis sinagi ütled, eks nemad ka võib-olla kuulavad, võib-olla mitte, aga kindlasti ka treenerid räägivad, et täpselt mis asjad olid puudu. Et siit pead võtma parima kaasa, võib-olla need lahkujad, kes siis aasta alguses lahkusid, et nendest tunti kõvasti puudust, et see ei olnud kindlasti see Flora, ütleme aastatagune Flora oleks nendest vastastest üle olnud, ütleme nii. Ilmselt ka võib-olla see, ma ei tea, aprilli lõpu maikuu Flora, siis nad olid tehtud päris head, ja kas seejärel kuidagi
suveks seda püssirohtu nagu jagunud, sama kui mõni on alavormis ja Sapinen näiteks sinu teeme siis ma tahaks et segas, ma tahaks mõned personaalasjad ette võtta. Õige Sapinen 6 euro mängu 0 väravat. Sa oled Eesti Penaltist lõi, jah? No mängust jah, 0 väravat. Seal oli vist kommentaatorid ütlesid 9 lausa. No see on siis Eesti liiga. See mees peaks olema Eesti koondise esiründe hetkeseisud. Ja no ta ei löö mitte midagi. Okei, ei löö mitte midagi. Ta ei võida ühtegi 2 võitlust. Ta ei võida mitte midagi. Ta on pehme. See Sanchez hoidis taskust teda. Selles mõttes siis vahepeal andis Hernandez tule võta. See on liiga lihtne on mängida, ma ei viitsi. See nagu see, kuidas saab olla, see mees, ta on enamasti on kapten, eile oli küll alliku, enamasti on kapten, tema on see eeskuju mees. Okei, ilusid sööte jadas vahepeal, kui sai, et see paar läbijooks, mis olid sealt, et ta ei olnud ju täis 0, ta oli üritusel. Aga kuidas saab üks mees Madis Kaalet nii alavormis olla? Selgita. Ma arvan, kui oleks sina seal ees olnud, enne väga palju vahet ei oleks see Flora mängul. Oleks ka vähem jooksnud ilmselgelt, aga no miks? No selles mõttes on keeruline öelda mul, miks, aga no ega ta eelmise hooaja lõpus ta nagu hakkas nagu tõusma vormi, aga ilmselgelt ta ei ole pärast vigastust, ta ei ole kordagi olnud enam see Sapinen, kes ta oli enne vigastust. Ja ütleme nii, jah. Ja selles mõttes kokkuvõttes jah, et ta nagu, ma ei tea, kas võib-olla äkki eelmine hooaeg, võib-olla oli see lõpuks see koormus liiga suur, ta nüüd võib-olla olegi sellest uut seda vormi leidnud, midagi igatahes nagu tema jaoks on nagu valesti, et hea küll, ta on ju ka ründaja, kes vajab seda, et talle luuakse olukordi, aga samas sa pead ise ka neid ju liikumisi ja olukordi nagu tekitama, et sul tekiks see ruum, sa saaksid nagu selle löögile, et tahaks öelda seda, et see alavorm ei saa kesta sul 8 kuud, ütleme niimoodi. Ei no ma olgem asjad, see alavorm on tal, ma ütleks, ma teen nüüd lahti kuulsad transfermarti, mis vahepeal oli maas, ma olen juba mures, kuidas seda saadet teha, aga mida ma öelda tahan, et ta aprillis, mis on aprill kuni juuni keskpäev, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mänguga 7 väravat. Okay. Ja peale seda, see on ju päris hea. Ja peale seda pole mitte midagi. Absoluutselt mitte midagi, mitte kellegi vastu. Tal on vastased on olnud siin, eks ole, Vaprusele 0, Paidele 0, Levadiale 0, Kuressaarele 0, Nõmme United 0, Harjul 0, okei, Harju vastu mängis ka pool tundi ja siis paneme juurde kõik need euromängud, eks ole, see on põhimõtteliselt, mina saan võib-olla siin kokku, et üle 10 mänguid. Võib-olla ma arutasin muidugi, ei ole nii tugev nagu Rauno Ojassar. See Rauno Sapinen vormis ja mitte vormis, see on ikka meeletu vahe, jah, et selles mõttes, kui ta on vormis, siis ta pöörab vastastelt maha, ükskõik kui suured nad on, ta jookseb, ta võitleb, et eks Rauno ise teab seda paremini, et tegelikult on liider ja ta peksis seal eelmine aasta, kui nad meistriks tulid, peksis kogu satsi üles, et selles mõttes on kahju, et see vormikõver just praegu nii alla langes, et eks ta kindlasti tuleb sellest välja, aga jah, kahju. Praegu vaatavad paljud tema poole, et kus need väravad jäid, ütleme ausalt, et see võib-olla viimane võimalus ilmestab seda, just see Usta ja tema siis, et ma ei tea, lahendage see olukord ära, et kuidas, Andres Opper, sina kindlasti ka, tegelikult ei ole, paneb hüpoteetselt, selle karjääris oli periood, kus väravad ei tuld, vaata. No ei olnud. No ikka oli. Kahjuks ei olnud, mõni ikka oli, et kuidas sellest välja tulla? Kas on seal see, et saad selle, paned ühes mängus 2 väravat ja hakkabki tulema või on seal ikkagi mingi see, et midagi tuleb, nad jah, kuidagi tulevad selliste nagu jah, väikeste kõveratega tuleb, et üles-alla ta ikka natuke vahest käib, et ma ei oskagi täpselt öelda, sest Venemaal oli selline periood, aga tulin koondises lõin, et siis oligi Vene treenerid küsisid, et kuule, mis me tegema peame, et miks sa Venemaal ei löö? Aga Kristal, jah, põhimõtteliselt. Aga kes sööta annavad? Kristalit on 0. Eks ikka natuke see vormikõver võib-olla kõigub, aga siis panedki trennis, paned juurde ja eks sa pead läbi närima sellest, ega ma jah, nagu sellist võluvitsa ei ole, et töö. Teine, või tahad veel? No räägi. Ma tahtsin öelda, kokkuvõttes on huvitav see, et
et just see enesekindluse asi, mulle tundub, et Flora mängijad on nagu Eesti liigas palju enesekindlamad kui Euroopas. Ei, no, võtavad samad need... Minu meelest, ma siia Tartist, minust on jääb jutt nagu ülikehvasti. Minu meelest see New Saintsi vastu kodumäng, eks ole, see oli mõned mängud tagasi, oli ülihea. Seal oleks sind Flora targuda selle New Saintsi sisse ka, see ei olnud nii ammu, et ta... Jah, aga samas võtan, Iberia mängud olid ka see, et ilmselgelt Iberia mehed ei olnud veel nagu füüsilist vormis ja siis mängu lõpud vajusid ära ja Flora sai nagu tagasi. Aga samas need mängud ka mõlemad ju läksid alguses tegelikult ju käest ära. Et... Need Iberia oleks võinud teelt ka ära võita. Praegu on Iberia juba nüüd ju grupis ärme lähe nüüd hulluks. Prooviks Andorra satsi kõigepealt ära võtta, siis saate Gruusiast tunnistama. Siin riikide edapääl Andorra on meist ees, Gruusia on meist taga praegu veel. Gruusia läheb vast ilmselt mööda. Selline personaalne küsimus ka, et kas see võib-olla kiita hoopis teistpidi selle mängu pool. Kas see mäng nüüd näitas sellise inimese mängija nagu Valdmets tähtsust? Mõtlesin selle peale. Et seal see keskväljal see Valdmetsa tööraadius ei täitsa muud, et mängis, eks ole, Alliku, natukene see eilne või mis asi võib-olla lappes, läks oli Alliku varjunud, natuke mõlemad sellised hästi ettepoole suunalised, natukene, sellist asja, et mida see Valdmets annab, et jooksin igale poole, eks ole, võib-olla see Alliku mängis natuke kõrgemal varjunud allpool, natuke võib liiga sarnased ja mulle Valdmetsal oli vist, eks ole, kas väike trauma vist oli, ja mina eile, tegelikult kuskil pool tunni peale, eks ole, veel oli 0-1, mõtlesin ka, et Valdmets ei ole, ta annab lihtsalt hoopis teise mõõtme, et Valdmets võib-olla me kiidame üle, võib-olla ikka meeskond kuks kokku, aga mõnikord vaata sellise positsiooni mehed on sellised, et nende headusest saab aru siis. Kui neid ei ole. See ongi, et ärme võib-olla ei ole vaja üle kiita, aga alati siis tunned puudust, kui neid ei ole. Samas ka selge, ma arvan see, et kui sa panedki selle varjundi ja Alliku korraga, et siis ilmselgelt sa peaksid rohkem palli valdama ja rohkem palliga olema, aga seal algus esimesed 15 või sükast suutsime, aga kokku, et ülejäänud mängu me ju ei domineerinud selles mõttes või ei olnud süke, et keerutame nüüd palli, loome olukordi. Ma ei tea, seal jäi silma sellised asjad, et need varjund ja Alliku vahepeal olid isegi liiga all, isegi vastase poolkaitsest nagu enda värava pool, et kõik olid nii ilusti kontrolli all, et seal neid liinide vahelisi nagu maha jookse seal tuli ja kohe tulid ka võimalused, et seal, kui see varjund tõusis ja sai seal talamalt sinna värava ette, selle oleks pidanud ühega ära lahendama, et sa ei saa kastis omaks võtta, võis olla ebamugav, aga sa pead proovima selle kiiremini lahendada, et neid võimalusi tekkis siis, kui sa jooksid vastasest üle. Et võib-olla see, Valdmetsa liikuvus oleks siin nagu parem olnud, et sellega ma olen nõus. Et vahepeal jäid mõned mängijad võib-olla natuke liiga pehmeks või liiga ümmarguseks või nagu, et see varjundil võib siin jõudu ja asju olla, aga kuidas sa vastasest üle mängid, kas sa jooksed ta ikkagi üle, kas sa paned vastase ebamugavasse olukorda või oled sa vastasel mugavalt kontrolli all, eks see on küsimus, mida tuleb vaadata nüüd. Mis seal ikka, ja ma ütlen, mängu võib suurem kaotada liiga Kolobov, et ma arvan, kui ükski agent, isegi kui ta on huvitub sellest mängust ja vaatab neid Interi mänge, siis ma arvan, et see mees kindlustas selle, et me järgmine aasta samal ajal on ta jätkuvalt Floras. Nii on, ja loomulikult, kuna ikkagi Flora on meil ühe mehe siin südameklubi, selline lemmikklubi. Mis see Kuressaare kõige äärneda möödklubi on? Ma ei tea, kas Tiiva on nii kinni, ma isegi ei tea, ja see lokaal on vist nüüd. Ütleme siis parimad klubid Eestis, Tiiva ja Tallinna FC Flora. Siis pane sellele eurosarjale, sina pane inne. Ainult Florale kogu Eestile. Paneme, Flora ongi kogu Eesti. Ei, pane ainult Florale, sest meil on ka räägitud Paidest esial varsti. Ei kokkuvõttes ma arvan, saab selles mõttes kuna ta New Saintsi alistasid, siis siis venitab nagu 3 välja äkki. 3-. See lõppakord oli liiga. Lõppakord oli jube muidugi, et tegelikult ju võimalusi oli. Kusjuures see mitmes kord juba, kus meil on tegelikult selle loosiga, sellel meistril nagu teed enam-vähem nagu isegi joppab nagu. Et sellest, kus annaks nagu heita samamoodi nagu eelmastel vaadel oli ja lihtsalt nagu olgem ausad, et seda mujal on ka väga palju emotsionaalset raha ja pikem jalgpallikultuur. Ja kuu peale Aivar poole, let's go. Ei kokkuvõttes ikka üks võit, üks viik, 4 kaotus Flora suvine saldo, et kui vaata neid lihtsalt nagu neid klubide kaupa punkte, mõtte kõige vähem punkte meile. Kumb oli sulle
personaalselt suurem pettumus, kas see Flora esitus Interi vastu või see, kus nägid seda videot, kuidas Kaspar Ruus jälle kaotas surumises Soome ralliajad Tonile, kes on põhimõtteliselt Soome ralliajad juures Sats Kulkep, et keda peaks tuulutama. Ausalt, mina ütleks, et mul oli Kasparist nagu isiklikult kahju, aga Flora oma oli ikkagi pettumus. Okei, ja siis jääb nii, et Kaspar Ruus oli ikkagi suurem mure koht. Mul on ta enda pärast mure. Mul on mure, et häbistas. Kumb häbistas rohkem Eesti riiki, kas see Flora eile või see Kaspar Ruus? Fikseerimise ära Kaspar Ruusi see 3-saateline mitteväidimisperiood sai läbi. Väga hea. Paide mängus, ma arvan, et olete nõus, et räägime siis esimest mängust. No ega seal ju pandi paika lõpukokkuvõttes kõik, et see kordusmäng oli ju selline, seal ei olnud mingit pinget ega midagi. Lihtsalt tuli vaja mäng ära mängida ja siis Rapid mängiski see mängu ära lihtsalt nagu, jah. Jah, Rapid, mitte rapid, nagu Eestis miskipärast. Eesma vihka seda, et Eestis on mingi hirmus tava mingid klubide nimesid inglise keeles, et Atalanta, vaata, fuck off, see on Atalanta, vaata, eriti Itaalia, kurat, me ei ole siin inglased, me oleme eestlased, hääldame asju Eesti. Kes see niimoodi hääldab seda? On inimesi, kes hääldavad kõiki asju nagu inglased. Õnneks ma ei tule neid inimesi. No, sulle üldse kõik tuttavad saare veed, vaata, need üldse Rapid! Igades, mis see Paide mängu sellest eelmisest nii palju möödas, et sellest võib-olla nii üksik asjalikult ei tasu rääkida. Mis siis juhtus, eks ole, Paide 4-2-3-1 läks peale, väike üllatus oli see, Daniel Dobrall alustas seal vasarte äärel. Paide kiirs 0-1 taha, ära õnnetus penaltist, aga seejärel oli mängu küll ja siis viigi värav nurgalöögi järel. Ja tundus, et Paide võib siit täitsa ilusa tulemusega ära tulla. Rahvast oli, kõik oli tore. Ja siis reklaami tehti. Et oli, jah, jõudsid 35 minutit varem mängule, siis ikka pidi veeratud jootama. Õnneks oli seal joobes Kendover ja joobes Vatter olid seal, siis oli kohe rõõmsam vaata, et oli seal järjekorras olla, juhuslikult nägin. Aga mis siis juhuslikult? Järjekorras nägin, et aga mis juhtus, eks ole, Haidara 83 1-2, Taal 85 1-3 ja 90+4, Haidara 90+, tähendab 1-4. Lihtsalt mehed väsisid ära, siis ma arvan midagi... Ma arvan isegi mitte väsimus, pigem oli selline murdumine pärast, sest see 2-1 värav oli nagu... No ma ei tea, kas sinna ette on üldse mõtet midagi, ikka on mõtet rääkida, aga just see 2-1 värav, et see väravahi välja tulek oli, korraks oli mingi ebakindlus, püüa pall kinni rahulikult, aga hakkas vastast kartma, puterdas, tõks ja 2-1. Ja sa oled 83 minutit mänginud ju, täitsa ilusti mänginud ja see oligi see, mida ma minust ütlesin ka eelmist saates, see on selline hooaja alguse mäng ikkagi Rapidile alles, et nad ei ole veel vormis, nad, minu silmis nad lasid natukene jala sirgu, nad olid, et okei, meil on veel kodumäng ees, 1-1 peal tegelikult ei olnud midagi, aga jah, siis 2-1, 3-1, 4-1, see oli, see oli juba 3-1 ja 4-1 olid juba ikkagi natukene selline. Mina ütleks, mina jääks ka natukene ooperi, selles mõttes vaidleks vastu, mina nägin ka väsimust ja ma kuskil ma ei mäleta. Seal on Haja Baranovat, kes võeti välja. See on üks võtme koht tegelikult. Ei, seal oli mina... Ei lase rääkida. Räägi siis. Ma lähen, võtan kohvini. Tere tulemast. Ei, mida öelda, seal oli olukord, kus Miller, kes oli, ma ütleks, esimest pool oli super, et ta on... Võib-olla see, et ma natuke aastatega on tulnud tarkust, et ma aastakümneid ei saanud aru, miks see Millerit hindavad, eks ole, treenerid. Aga Miller igal pool jõudis, et ta tüsis korrad ehituselt pall, eks ole, kui vastari lähedal vedas ära, vastaste kiirrünnakutel, sinna täpselt sööduliinid võttis ära, pea käib igal pool õigel ajal. Ja möönduski Hõim ka, Hõim võib-olla vähem. Ja mingil hetkel, sa näed, nad olid täpselt nagu seal ülevalt seal ees, sa näed, et see Miller ei jõua neid samme teha, et ta jääb nagu, hakkab see 0,3 sekundit alla jääma ja Hõim samamoodi. Et ja nende kahe mehe pealt ma vaatasin selle hetkel juures telefonist ka, et kes siin asemele keskkeljal tuua, eks ole. Ega ei ole, jah. Cabral oleks variant, nad alustas äärel, eks ole, ja saatsin neil, keskkeljal ei ole keda tuua, siis mõtlesin, et siit tuleb, on ju. Et see, ma arvan, see esimene värav, eks ole, mingilt oli paratamatus. Edasi ei lagunemine. See oli üks mõte. Teine mõte.
vahetused ka ei toiminud, et see Ojamaa, Anier tegelikult ei andnud midagi mängul juurde. Pigem pall ei hakanud ette jääma. Et selles mõttes Padamosi suutis tõesti natuke rohkem seda kaitset surve all hoida ja üleüldse nagu töötada. Mul see PS Padamosi vastas oli see, ma vaatan nime, et ma eksiks, Philippe Arau. Üliärja vend, see 2 meetrit, saad aru, Padamosi tundus tema tõrda väike laps. Padamosi muidu võtab võimas mees, vaata. Aga see Rau jah, reaalselt, see oli mingi koll lihtsalt, mõtlesid, taaskord ma arvan, Peep Pahv vaatas mängu, mõtlesid, kuule, et huvitav, saaks selle venna endale korvi alla võtta. Ja no selle see Svetkovits oli ka ju. Ja Svetkovits oli lihtsalt lai, see Rau jau oli pikk. Et see oli seal, et see, vahetseid on toiminud, et ja 4. asja võime, ja pluss keskkaitse probleem, et mis on tegelikult korred olnud, eks ole, mis Paidet tassis euromängudes oli. Kes? Nikita Baranov. Nikita fucking Baranov, let's go! Eesti liiga parim kaitsemängija. No Eesti liigast pole parim kaitsemängija. Maksim Baskotsi hoi alt, su algkossil sul rohkoondis on ohus. Aga et mitte ainult Baranov, Viktor Huro jumalast hea mängu tegi. Ma arvan, 75 minutit või mina ei tea. Super, ma arvaks, et mängu parim. Aga kas mitte temast ei alganud just see 2-1 värav? Oota, mitu minutit, ma ütlesin 75 minutit. Sorry, anna andeks. Ja saad aru, super, tõesti, et okei, see esimene värav tuli ka tema penaltist, on ju tõesti, see oli nii õnnetu. Aga rahulikult pall, eks ole, surve all omadele, söötudel vahel, igal pool jalg, supermäng ja mõtlesin, super, ja siis jälle tuleb ja siis sa näed ära, miks need vennad mängivad Paides, mitte Iberias, on ju, või Tšehhi Jörligas, aps ja see Andrade, kes on ka tegelikult ülikehvalt tuli sisse, ja jälle lasi ära joosta, jälle sa pole kontaktis, et selline võt sellised mõtted. No siis saad aru, miks Baranov on seal, aga ei, Baranov on tõesti teinud hullumeelse hüppe nagu, et kaitse tugitala oligi. Ei kui sa seal saad nii madalal olla, see on nagu mura. Jaa, aga ta on ju näitanud siin mitu mängu järjest, mitte nii, et ainult ühes mängus on, et ei, ma mõtlen lihtsalt, et see Võrreldes Eesti liigaga nad mängivad ikka nii-öelda madalama kaitseliinid ka muidugi, jah. Seal ei pea nii pikkeid jookst. Baranovi murekohad on see, et kui ta peab alt jalad ehitama. Ja peab ise midagi tegema. Mis on selles mõttes Stoikovitši, ma arvan, see on pärast, mis Baranovil juhtus, ma süüdistan Stoikovitši. Stoikovitš mingi eeldas, et Baranov, see on minu teooria, et Stoikovitš peab sealt, või Stoikovitš, et see Baranov peab sealt alt ehitama ja mul on tunne, et see tappis mingi enesekindluse vennal ära ka. Et see mõttes, et see oli nii loll assi, see on sama, ma ei tea, saadame Kasparuusi Eesti jääsuruse meistrivõistlustele ja siis sa tuleb sealt tagasi 10 kaotusega ja enesekindlus läinud, vaata. Ja siis enam ei tule kirjatükid välja ja kõik on läinud ja enam ei suuda. Ei saa, käsi on haige. Ma mõtlen see Baranovi kiirus, mul siiamaani on silme ees see, kui kas see oli eelmine suvi, kui mängisid kodus Levadiaga ja siis Musaba vist seal mingi, mis tahaks Musabaga võidu jooksma, see on nagu lootuselt üritus, nagu näed, kas mees pingutab ja nagu iga sammu käi nagu maha, et see on nagu... Ja siis võõrsil, ma ei teagi, 0-2 on seal mängust midagi rääkida. Ma seda teist mängu ilmselgelt ei näinud, sest et... Päikesevarjutust vaatasid, jah? Ei, ma ei... Päikesevarjutus, ma ei ole... Mida sa tegid siis? Andes Hopper, mis kurat? Kas ma tundud olevat selline inimene, mis vaatab päikesevarjutust? Ei, ma küll, mida sa siis tegid? Mina vaatasin. Eesti korvpallurid mängivad vollet, kuidas näidatakse ette, kuidas õiged mehed vaats ülevalt alla, let's fucking go. No kuule, ülevalt alla, ta on juba üleval, tal pole midagi alla selle ajal muidugi, kui sinud pehmod on ju, lähme vaatame muuli peal päikesevarjutust. Mul oli karikamäng Tartus ja pärast bussist tagasi. Vadis Kalete surused käisid pehmatasid seal muuli peal vaata. Mina vaatasin Paide mängu. Õige, ehk neil mitte keegi näinud päikesevarjutus. Ei näinud tõesti, jah. Pilte nägin pärast. Just alles oli mingi aastal 98 oli päikesevarjutus, mis on... Minust iga aasta on midagi, mingi varjutus või midagi on jälle. Sul on mingi varjutus iga aasta, no nii, läheb. Ei no selles mõttes see mäng, ega seal ei olnud kordagi sukast nii-öelda nagu sportlikku pinget või vaataks nüüd, et nüüd hakkab nagu midagi juhtuma, et hea küll Paide sai alguses sai mängida palliga, kõik tundus siuke, et normaalne on ja mingi hetk, kui Rapid hakkas natukene kiiremini ennast liigutamas, ega nagu tegelikult ju varianti ei olnud. Ja... Peale löögid napilt 23-2. Lihtsalt statistika. Lihtsalt fikseerime ära, et nippa nappa, vaata. Nippa nappa, aga mõtlen, lõpuks mõned väravad olid ka siuksed, et oli ju
esimest tükk aega, Varr vaatas, lõpuks kordust ei näitanudki, et kui palju see Baranov ära kattis selle olukorra siis. Ja see teine seal, kui see joone peal see penalti viga tehti, no seal oli küll raske öelda, et see nüüd oli kindlalt kastis, et see oli nagu no ja see oli küll, ma ei tea. Kas oli vaja, No täpselt, et tegelikult sa pead olema ju 100% kindel, et sa teed selle muudatuse otsus ära, et mõlemad niisugused kokkus videopildist. Las olla see karistuslöök, keegi oleks virisenud tõesti. Et videopildist nagu kummagi puhul nagu lõpuks ei saanudki aru, et kas nüüd, kus see kindel tõestus nagu oli, jah. Siin ma rõivin muidugi asja, mille Raul Ojassaar, kes on ilmselt minust targem ja tema selle ühe tähelepanekud ära, mida ma ise täheldasin, aga nüüd ma ei saa selle enda peale võtta päris, et no me peame Rapidi puhul on ka see, et nad mängisid varumeestega, siin pole mitte midagi teha, kui sa vaatad neid muidugi, nende varumehed on ka mitu korda hinnalisemad või kallimad ja paremad kui Paide mängijad, nii on lihtsalt. Ei, sellel ma ei vaid lastu, aga lihtsalt, et nad isegi selles mõttes et neil ei olnud nagu A-toondis, neil oli selline B+ või A-koosseis või neil oli selline B+, eks ole. Pooleldi nagu, jah. Pooled põhimehed, pooled vahetusmehed. Et seal, et see ka natuke on selline, et ma jälle ütlen, et siin võib-olla, Rapid ei ole, eks laustermeister ja ma arvan, et siin päris palju Paide mehed võiksid unistada sellest, ma mängin kunagi Rapidis. Ja selleks, et Rapidis ja sul on vastas Rapidi varumehed, sa tegelikult peaks olema nende tasemel mingi määrab. Ja ütleme, lisan siia Andrese eelnevalt öelda ka, et ilmselgelt Rapidi meeskond ei ole veel ju vormis tegelikult. Ma arvan, seal 1,5 kuu pärast tuleks vastu, siis oleks ju hoopis, oleks nagu veel õudsem see asi. Nädalasse lähevad lihtsalt paremaks, see on täpselt selline hooaja esimesed 2-3 mängu, kus alles otsitakse vormi. Kuidas see siis on niimoodi, Anders Ooper? Nii, mis asi? Et see Paide suvesse, et kui on selline, et nad ei suuda suurte vastu kombeid näidata. Et see on nagu aga võtame nüüd voor tagasi, siira vähe. Ei, seal on, neil tekib see, et on sul vastas on selline Armeenia klubi, Gruusia klubi, jumast okei on, ja siis tuleb selline Rootsi klubi, ei, aga võtame nüüd tagasi, kohe vaidlen vastu sulle. Cartoon Network ja hakatakse toppima. Ma ei taha sellega nõus olla, sest võta 83 minutit oli 1-1. Kui nad oleks suutnud selle kodumängu ikkagi 1-1 ära pidada, et see oli tegelikult viimane 10 minti, millest oli vaja nagu 10 küünega kinni hoida lihtsalt, et sinna jäigi. Aga ma olen Andresega nõus, et võrreldes nagu Rootsi klubidega või selle Anderlechtiga, et nad olid esimest korda tegelikult nagu avamängu selles mõttes ikka sisuliselt mängus sees nagu. Aga see murdumise, nüüd tulebki see üle vaadata. Raatsime see mängu rottutes 1-6, nii et teises mängus olid teises mängus pealöögid olid, mis 23-2 oli. No see on umbes sama, et ma ei oska head võrdus suve, et ma ei tea isegi, et rääkisin Anne-Marleeni juttu, peaaegu oleks aga ütleme nii, et see jutt, see koht, kus ma olen. Sa oled Eesti koondist vaatanud ja nii ongi võõrsil mängud, et meil ongi raske, aga oleks sul 1-1 kodust all olnud, see keribki niimoodi edasi, 15 minti oled mängus sees, 30 minti, 45 minti ja sa tuled täpselt nii, nagu neil Siira vastu oli. Kui palju võimalusi oli Siira vastu? Uuesti, et oleks ma Anne-Marleeniga ühte lifti sattunud, ma praegu oleks kohtingul, no ei ole nii, me oleme nii kaudu, sest see ei, aga ei olnud ju, okei, number 4-1, kole, absoluutselt, see, mis 2-1, pärast 2-1 juhtus, oleks 2-1-ki jäänud, oleks see 3-1, mis oli 9 + 4 löödi 4-1, need oleks pidanud suutma ära hoida. Mina nii optimistlik ei ole, muidu lille lapsed siin vaatad ma tahaks anda neile natuke krediiti, lihtsalt siin tuleb jälle, võib-olla füüsis, võib-olla need varumehed, kes tulid sisse tõesti, Baranovit vahetada Andrade vastu, näed, nii juhtuski ja sellepärast ongi Baranov praegu põhis, mitte Andrade, et pisidetailid, aga need jalgpallis maksavadki lõpuks. Ja ma arvan ka ikkagi tegelikult, kui võtta see Aiki mängud, Häkkeni mängud, Anderlechti mängud, siis Rapidile mulle tundub, nad ikkagi said rohkem vastu kui eelnevatel hooaegadel. Ja oli hea moment oli, et Rapid ei olnudki täis heas vormis ja oli hea moment võib-olla näpistada, aga tugevam võttis oma. Et number, lõpuks oli 6-1, kole, aga võõrsil 2-0,
oleks alustanud võõrsil 2-0-ga, ma arvan, oleks väga hea olnud ja oleks mängu lõpus Eestis 1-1 olnud, oleks teistpidi kuule, meil on mingi võimalus, et võtaks parem positiivse kaasa. Ja pigem mõtlen ka võrreldes näiteks Floraga, et Paide on ikkagi aastast Flora tapiti maha ärm. No see on idioot. Ma ütlen ka, Helios sai Levadialt 0-3 tats, selle võrreldes Flora oli super. Ei, ma mõtlesin nagu mitte ainult tänavust aastat, vaid üleüldse nagu ka siin viimaseid aastaid, et tegelikult ju Paide on suutnud omasugustega nagu alati väga hästi mängida, endast isegi natuke suurematega väga hästi mängida ja siis kui tuleb see järgmine hüppe, hea küll, seal on nagu lagi vastu tulnud, et seal ikkagi mõnes mõttes tahaks näha, et kui Paide saaks meistrina minna eurosarja, et seal ainult põhimõtteliselt omasugustega mängidki siis on. Liidrist meistriliigas ainult 15 punkt. Ei no, see on kõige arusaamata, kuidas nad nagu Euroopas alati nagu ikkagi suudavad. No neil oli hea paha periood siin vahepeal lihtsalt, et nüüd ongi võib-olla lõpuks jõuame sinna, et nüüd on need eurosuvi on läbi ja nüüd hakkabki koduliiga, et mis nüüd koduliigas kõik tegema hakkavad. Hinne. Paide eurosuvele. Ma mina arvan 5-, sest ikkagi see siira alistamine 2 mäng kokku, et see on ikkagi väga, ma arvan üks viimast aastat tegelikult ju paremaid võite, edasiminekuid üldse. Ma ütleks 4 juba puhtalt sellega, et just see sama kokkukukkumine, võib-olla see oleks õppekoht lihtsalt, et 5 oleks olnud, kui oleks see viisakamaks jäänud see 6-1. Ainult see lihtsalt. Muidu 4 on selline tubli hea. Algus oli leedukad ka alistasid, tegelikult näiksid 2 ringist nagu... Võrsil see leedukat vastu avamängu liigi tehv. Seda ma ei näinud, jah. Ma vastu samal ajal oli, ma ei tea, äkki Levadia mängurist. Toona ajalt päiksevaritust, ma ei tea, kas Levadia mängu vaatasin samal ajal just, jah. Ma ei mäleta, Levadial sai vist hinda. Ei, me ei andnud, jah. Mina vist Levadiale annaks 5-. Lihtsalt sellepärast, et see IFK-da... No aga Levadia oli täpselt sama ju, millest me räägime praegu Paidest, tegelikult see kodumäng, kodumäng, tegelikult oli kokkukukkumine, ütleme ausalt, et Valner tassis 2 penaltit ära ja tegelikult me oleks ootanud enamat, et ja treeneri vahetuse asja... Ei, kuidas me ootame, mis asja? See, kui me saame ühes mängus midagi kätte, see on super. Ma ütleks, et süües kasvab isu. Et seal oli enamat laual. Mis oli Levadia seeria oli 5-0, 5-0, võõrsil Göteborgis 2-1 ja siis lisaajal raotus. Aga ma ei vaidle sellele vastu. See oli super, see oli super, aga kas nad ei kukkunud Göteborgi vastu kokku? Göteborgi, mis iganes. Tegelikult kukkusid, selles mõttes, et jah, 2-0 oled ees, ülirumal oma värav lõpus lüüa ja tegelikult ehitati üles seda kodumängu, kõik asjad, kõik super, aga tegelikult ei olnud sellele Göteborgile vastas teises. See Kairafon, ma arvan, niisugune sats, kes Eesti liigas oleks ka juba seal... Ja ta oli ju palju ta oli 30 punkti maas liidrist. Aga mõtlen, see vastan, nad ikka selline meeskond, ma arvan, Eesti liigas oleks ka neil ka ikkagi pigem raske. Seda kõik tubli Levadia. Kõige suurem kahju üldse selles ongi see, et Levadia see fucking loosinna. No tegelikult kahju, ma arvan, Levadia reaalselt ükskõik kelle teise selle teekonna tahaks siin pannud edasi. Paneme nüüd Interi ja Levadia vastaseks, mis oleks jäänud? No ma arvan Levadia oleks ülele. 0-8. Oota, kummalt pool sa nüüd ütlesid? Ja Kalju, Linfield ka mängu kottutes raskustega 3-2, aga edasi ja Shelburni vastu 4-6. No see oli mingi 3. Avamäng läks käest ära. See vist on 3, see... 3 plussiga taha ikka, et ühest ringist edasi. Kuna vaata neil on see, et nemad ei olnud isegi esimeses asetatud, nemad on ju see, said nii-öelda juba loosiga tugevama vastase endale, et sealt edasi minna on ikka positiivne. Ehk siis, mis meil oli, et oli 5... 5 miinus vist. 5 miinus. 5, kes see 5 miinus? Levadia oli 5 miinus. 5 miinus, siis oli Kalju oli 3, Flora oli 3 ja Paide oli 4. 4 või 5 miinus, ei minu selles mõttes mina pakkusin, aga sa ütlesid 5 miinus ju. Paidele ka ju. See on kalvetid. Flora oli 3 miinus ja Kalju oli 3 pluss. Et see on siis mingi selline tugev 4, võib-olla võib selle kokku võtta siis enam-vähem. Eurosuve. Eurosuvi selles mõttes läks ju hästi, praegu ongi vaata, mis see on siis kokku 8 võitu, 8 kaotust ja 4 viiki. Võtame eelmised aastad, siis pigem läks hästi. Jah, ma ütlen, üks suvi oli 0 võitu, 1 viik, 9 kaotust, see oli päris masendav. Ma taaskord ütleks ka seda, et me ei saa võrrelda sellega, et kui meil on väga halvasti, me peame natuke ootushorisondid peavad olema head, paremad.
see muidu me võime mingi, saame Saksamaalt 0-6, aga omal ajal 1-8 palju parem. Mis meil see seis on, kas Madis Kalvet, sina kui ekspert, kas meil jääb alles? No see, ütleme, hetkel on 48, 50 sekka peame jääma, Andorra nüüd jäi meist ette ja meie selja taga on siis Gibraltar, Gruusia ja Põhja-Iirimaa, kelle kõigi meisterid on mängus alles. Ja Gibraltari, seal on niimoodi, et siis Gibraltari ja Põhja-Iirimaa meistrid mängivad omavahel ja Gruusia meister on juba põhiturniiril. Et Gruusia läheb, Gruusial on mingi põhimõtteliselt on praegu 0,54 punkti kaugusel meist, ehk seal on seal põhimõtteliselt kaks võitu midagi peale. Ja siis Gibraltari ja Põhja-Iirimaa meistrid mängivad omavahel. Kõige halvem stsenaarium oleks see, kui Põhja-Iirimaa läks edasi ja Gibraltar võidaks ühe omavahelise mängu. Kui Gibraltar võidab ühe omavahelise mängu, siis läheb Gibraltar juba läheb vist mööda ja siis oleks Põhja-Iirimaa põhiturniiris ja oleks võimalik veel lisa teenida. Et kõige parem on see, et me hoiame võialt, et Red Ips paneb Lannele 2 korda ära ja siis on korras. Aastat, et see on nii palju tehnilist jutte, ma ei suuda neid numbrit. Oota, aga mis jääb, kui jääb viik ja penaltid, siis on viigi eest ju, on ju? See on viigi eest, jah. Siis läheb ka mööda. Igast, mu aju on lihtsalt esimest korda, kui numbrit teatasin, kus on see Homer Simpson, see ahvel. Mul tekkis täpselt see, vaatasin otsa ja lihtsalt sain aru, et see ahv peas käib, ei kuule, ei saa mitte midagi aru. Lähme edasi, igatahes. Kokkuvõttes oleks hea see, kui Red Ips siis oleks korras. Okei, väga hea. Igas, et on mida jälgida. On mida jälgida. Luulene Delfitus Madis Kalvet neid asju kindlasti kajastab. Jah. Mul tuli meelde, et meil on vahetull ka ja ei ole pandud. Et kuna vahetull peab olema saate keskel, ja ma panen praegu, ja siis me peame veel 45 mitsa tegema. Oota, ma võtsin üles, proovime. Vivatbet toetab Eesti jalgpalli. No võt, let's go! Siis vahetulli mõte oli, teeme siis kiire kimmiki ja kuna me tõesti Andres Opper on ju nii, et kuidagi euromängude ajal, Toru nende päiksevarjutuste vaatamiste ajal ja Toru muu me ei tohi ropendada, jumal küll, vaata ja hakkab siin... See on ainult tähtkujust küll. Kaval, ma mõtlengi, et täitsa persiiti läks selle Flora mängile, vaatagi seda tasutama, siis ei saa nii pahandada. Igatahes, mida ma öelda tahtsin, see kohalik jalgpalli on väga hirtiliselt saanud vaadata. Üleüldse kuidagi need minul mängu ajad ei sopi, sest et isegi kui ma tahan vahest mõtleks, läheks vaataks mängu nädalavahetusel, siis mis Tallinnas ei ole kunagi ühte mängu, sest et ma ei tea miks. Aga mis teha? Sõnasta mulle see kimmik, siis mis me teeme, kiirkimmik. Kuna Madis Kalvet on meil see... Sinu mõte oli just see, et mis on... see mure koht igal klubil, mida tuleks parandada, mis asi saaks teha nende seisu paremaks. Ja siis kelle abil me paremaks teeme siis vana tead see, et kui mina järgmine kord mind valitakse Eesti jalgpalli füüreriks, siis ma ütlen, et Eesti jalgpall inimesed peavad tulema välismaalt koju, kõik, et sunnime kõike välismaal leiba teenivad jalgpallurid Eestisse koju tagasi, et Eesti jalgpalli hüvanduks. Ma olen sellise vanakooli kommunismi fänni, vaata, et piirid kinni, kõik inimesed, et üle edasi tohi käia. Vana polkovniku lapselapsena siiski. Ehk siis ma loeme siis lihtsalt ette tabeli ja lähme kohe, mis meil on viimasest silma jäänud. Narva Trans viimased 3 mängu võitsid, Pärnut 3-1 võitsid, Nõmme Unitedit 2-1 ja siis kaotsid üsna ilmetult, selles mõttes, et üsna kindlalt Kaljule. Eelviimasest kohast ehk siis hashtag viimsegi ülemineku mängudest on. Thanks. Andres Opper, ma tegema küsimus, kas meil on üldse mõtet, kas üldse viimsel on mõtet seda hooaega mängida? Tegelikult võiks ju kohe niimoodi ära teha, et las ülend panevad seal, aga viimsel teeb ainult seal ülemineku mängud ära eelviimasega, et paneme teil see teise koha kirja. Lähme edasi. Oota nüüd, Velko, siin on 3 mängu järjest kaotanud, et siin ja üldse see esiliiga on päris tihe tegelikult, et ärme nüüd kohe siis... Hispaanlast treener, mis ta Narva teinud on, natuke on toonud uusi mehi, sellised, ma ei tea, kus ta need leidnud on, aga palju õnne. Kummalise taustaga mehed, siis, et kus madalamalt selline, natuke on selline nagu... Ilmselt eelarve saab piirid, jah? Natuke selline vibe on nagu Andorra meeskond täiendaks ennast, aga me näeme... Hea meeskond, jah? Andorra jalgpall on meie jalgpallist, klubi jalgpall on meie omast suurem, et selles mõttes, et üsna loogiline asi, mida teha. Mis on Narva? Kui ühe Eesti koondase saaks ja siis mõtleme natuke loomalt, et me teame, et Eesti parimad mängijad on Karl Arkapein, Maksim Baskotsi ja
Neid ei tohi, ja Nikita Baranov, et neid siis ärme igal pool pane, et ärme teeme, et Eesti klubid... Kas ainult välismaal mängivad? Ainult välismaal, et siin... Aga... Et mis on suurim mure, et kas nii palju või vähe nüüd näinud olete, kas pigem läheks sinna vaja kaitsesse liidrit, läheks vaja ette lööjat, läheks vaja keskväljale kedagi või läheks vaja värahti? Õige vastus siin on... Keskväljale. Ma arvan äkki võib-olla Maksimkini, kuna teda ei ole, et siis kui temaga mängis Trans hästi, kui saaks sinna keskväljal mingi hea mehed, siis võib-olla suudaks samamoodi selle kuidagi võistkonna uuesti kokku traageldada. Sellega isegi võib nõus olla, et see dirigent seal keskväljal võib-olla on puudu. Ma oleks pakkunud muidugi kaitse või väravvaht ka, aga jah, et teil nagu Kero ja see, mis see teine nüüd on? Toke, et nagu lööjaid võiks selle ees olla, on ju. Toke muidugi veel ei ole. Ei, Keero on päris palju. Et selles mõttes... Et hispaanlane on teinud seda, et ta on 4-3-3 hakanud mängima üsnagi, et Viliev on pannud kõrgemale, mis on, mulle meeldib ta sellises meeskonnas kõrgemal. Toke on pannud äärele, ta pole vahetust, ta võiks nagu nii ei löö. Selles ongi, et tema võiks saada lööma. Et siin keskvälja toodi uus mees nimega Avusi, just kuskilt madalamalt, aga selle hästi palju on, jah, ma olen nõus, et see Iirja saab proovida siis mingi kontratse või mingi täitsa ulme asju, turvaid mingi käib, et kui sul, olgem ausad, kui sul aastal 2026 Iirja on põhikoosseis mees, siis vahepeal oli treener, tagandati treenerit mängijaks. Ja põhikoosseis, et seal ongi, et mis see mängi oleks, kas see oleks, kelle toodaks, kas see oleks Käit? No näiteks, jah, Mattias Käit näiteks. Ja see meil, et läheb vaja liidrit, muidu tooks Shane Bristolare, ma arvan, sinna läheks vaja mees. Ka kogemusi ka, ja kes oskaks anda normaalsed eestikeelsed intervjuusid, et ei peaks käima Kermus Lein, jah. Kermus Lein iga mängu järg. Ja ma arvan ka, et ma selles mõttes on päri, et seal see keskväli tundub olevat mure. Ütleme viimase 6 aja siis Kuressaare tulemused 0-0 Kaljuga, 0-1 Paidega ja 3-2 Harju Laadriga. Kuressaare natuke üles-alla käivad, aga see viimane võit oli ülioluline. Nüüd on 21 punkti. Narval 16, Kuressaarel 21, Kuressaarel ettepoole on nüüd muidugi vahe sees, aga oleks sealt saadud Laadrilt kaotus. Siis oleks jah juba. Päris pahandus olnud, aga see võit tuli siis niimoodi ka see viimane, et seal ära olid 90 ja 96 olid vastavalt 2-2 ja 3 värav. Ja kohati siis nagu üldiselt Kuressaare peale, et ise on löönud 22, siis 36, see kaitsepool polegi kõige kehvem, et kui saaks sinna ette mingi väravaid lööva mehe, siis tegelikult võiks pilt hoopis teistsugune olla, aga mure on see, et seal meil väismaal ei ole neid väravaid löövaid ründajaid. Et seal, jah, et mina ise oleks vastupidav, sina vaata ei usu Eesti noorteks mees, mulle see Visse meeldib, mulle meeldib see Saare ooper, Kivi on ju, Jüriso on äge ühel äärel, seal taga, Talu on tagasi, aga mul üks mees ei meeldis, ma ei saa mitte midagi teha. Demidov ei meeldi. Ma ei tea, minu meelest ta ei anna siin, ta on selline minu jaoks on üsna mitte midagi ütle mängija. Võt, mina tahaksin ühte äärel üht loovat mängijat, nagu näiteks pole Eestis Eestis. Jakovlev või? Jakovlev, miks mitte? Sobib. Jah, selline Jakovlev... Ma oleks ka Shane'i pakun näiteks sinna ka, et kes veel toetab seda rünnakut, et nii kaitse... No okei, Shane on natuke võib-olla liiga isegi ründav. Mul lihtsalt see loob, mõtlen meil, Jakovlev näiteks, päris äge oleks. Selle mõttes, et pluss, eks ole Kure nagu nii kiirrünnakute peale. Jah, siis selle mõttes küll, aga jah. Et meil, jah, ma unustasin ära, et selle üles on suur mure on see, et meil välismaal pole värava lööjaid ja ründava mängijad, kõik poolkaitsed ja riskkaitsed. No aga võib-olla sealt Albaaniast peab koju tulema. Meil on Erik Sorga. Ja, või Sorga või... Sa mõtled, mida tema üldse teeb, kas ta mängib kunagi jalgpalli? Kas sa oled kirjutanud ikka Erik Sorga? Tule Viimsis. Ei Viimsi on ikkagi kõrgklassi klubi, mida on uhke. Ei ole selline maakoha, vaata, mingi Nõmme Laadri, vaata. Viimsi, vaata, see on ikka selline, et anna olla, et Viimsi on ikkagi koht, vaata, kus inimesed, kui matsivad täst poodi ja inimesed hakksid mässama. Hullud peas see matsiva, see on ju vaeste pood, et krossi pood ja pannes põlema ära. Vedame siia Delissi, vedame siia Stockmanni, matsiva vaata, et see on viimsed normaalne. Stockmanni kaubapäja, see on kumpa. Ei ole Keila, kes lihtsalt on kõik poed, vaata, et seal on ikka viimsi valib. Ma ei tea. Tulge kõik, et kes veel ei ole Keilas poodi, tulge käia, vaata, see on ikka mõnus. Aga Laadril on ikkagi, ütleme nii, et Laagri on nii šef, et ta laseb oma mängijad isegi minna Rootsi ja
Laari viimast 3 mängu võitsid, eks ole, see 5-2 Paidet, kes seda võib-olla arvestades kaotsid 0-1 Florale ja siis raudsid 2-3 Kurele, nagu öeldud, neil on 25 punkti. Ülemineku mängudest Viimsiga 4 punkti on eespool. Ja on toodud, eks ole, mis mulle ei meeldi, mõnes mõttes, aga võib-olla on paratamatu, üsna palju on, mida on tegematatud, et viimane Nord alustasid, eks ole, keskkaitses Sekk. Ootavad me Eesti meelde ära, mulle ei see meelde. Mussa Sekk. 88 number, nagu. No see on siis salajas, et on Heil Hitler on 88, tead ikka. Tean. Väga hea. Et see normaalne mees. Siis on vasakas Pah. Ja ründes ees on, eks ole, kust meie arvates pidid olema Triisid Sillamäed, nüüd on Ndakala ja Pinata. Eks on, et selline natuke legionäre toodud, mis võib-olla võtab selle asja kokku, et hirmsasti otsivad. Aga sinna mina arvan, et nii. Et minule suuri mure, minu meelest Laariga võid ju nõus olla või mitte. Tegelikult on kõik ju mured, sest mina ennustasin teid medalile põhimõtteliselt 4. Keskväli, et seal ühte siis loovat meest, eks ole, seal Tartaud element, kes iganes seal katsetatakse, päris ei ole, eks ole, keskkaitse on ta suur mure, eks ole, Laur, Kaevats oli viimane mäng, siis on, eks ole, Sekk on keskkaitses, siis on see mees, kelle nimi mul meeldida, Liit või? Jah. Et on nagu mehi küll, et mul keskväli, ma sinna näiteks on klubi, kus ma tahaks Patrick Kristeli. Lihtsalt selline noor sats, noor vend, noor vurrimees ja hakkab tegemised. Ma arvaks, et aga kuidas saaks pöörata veel, et seal on 8 võitu, 1 viik, 13 kaotus, sama muidugi hiljem tuleb Nõmme United, et just need kaotused, et pöörata nagu esiteks viikideks ja siis need viigid võib-olla võitudeks, et võib-olla oleks vaja kuidagi ikkagi mõelda, kuidas seal allpool asjad korras hoiaks, et see on võib-olla tagumise otsa asi rohkem, et jah, üleval võiks ära ka lüüa, sest nende väravate vahe on 32, kui teiste on, ma ei tea, Nõmmel on 40 löödud, Kui sina Raadet otsustad, siis ma mitte, et see oluline oleks. Et sa paned Baskotsi keskkaitsesse või paned Kristali? Ma isegi alus mõtlesin, et Shane'i peale nende puhul, aga et ei olnud ka süke hea üles-alla mees nagu, et aga pigem võib-olla seal... On Rocco Robertsen, Talvet otsustab, Talvet on kõige targem ja läheb. Nõmme United, Siin on keskkaitset vaja. Nõmme United on jah lihtne, et... Seal ongi see, et nemad suudavad väravaid lüüa. Nõmme United viimati siis jättis mingi värava puutumatun määran umbes aastal 2019 või sellest, et see... Ja nõus. Et siin on... 53 väravat ikka. Tegelikult, natuke liialdame, tegelikult on ju ikkagi vahepeal. Ma arvan, kogenud Karol Metseni keskel panna. Viimane mäng ma siin vahepeal alistasid 12 ja kuulake nüüd, Rapla maada mängisid karikas ja seisid 12-0. Wow. Let's fucking go, 100-0. Rapla maa, vaata, seal ma arvan treener vahetus ja seal ikka ma täpselt tea, mis sats on, aga see ikka kui see ikka Nõmme Unitedile ei löö, siis ma arvan, siis on ikka treener aeg minna. Aga ma ütlen, et Nõmme United viimati siis Levadiaga mängisid, eks ole, see on see, kus see Lehtmets sai peale ja Škortsov ja eks ole natuke... Seal oli Nõmme United, ma ei tea, mis neil viga oli, et sellist, kuidagi tujutu esitus oli. Ma küsiks niipidi, kas, kui saaks valida, ma annan siis 3 nime, kas läheks vaja Maksim Baskotsit, sest nooruslikku meest, läheks sinna vaja Karl Metsa, kogenud liidrit või väravs Radlakub Heina. Ma arvan, Metsa kogenud liidrit pakuks mina, jah. Ma paneks Heina. Jah, see, et ladus on seal väravas. Nad mängivad seal 5 taga, neil on päris suured ja nagu mängu nad üritavad ju teha, et võib-olla väravahtu oleks minu silmis. Tammeka vahepeal oli lausa tabelis 5, et seal need 3 meeskonda, 4 meeskonda, Laadri, Nõmme United, Tammeka, Pärnu on kõik on paari punkti, sest Tammeka on mitu mängu varuks, mis Tammeka viimati tegi. Päris hästi tegelikult hea mäng oli Vaprusega 1-5 ja hea mäng oli Kaljuga 1-5, et stabiilsus on hea. Miinus on muidugi see, et midagi on lappes, natuke on seal okei, me kõik saame aru, et mure on selles, et natukene minu meelest, mis kõik ei saa, mina oma lihtsa pilguda ütles, et natuke see Voolaid läks oma selle survega või pressiga, julge pressiga natuke liiale, ma arvan, selle tõmbab tagasi ja see meeskond saab uuesti jalad alla. Aga mis see, kui see on 0-5-0-5 ja kaitseliinis on Pedro Manuel Amiekori, uus mees, ja siis on ka
kuulus kandas lahti, suomestasid, no Tado nüüd, siis ma arvan, et sinna see on võib-olla see koht, et me võiks metsa sisanda. Ma mõtlen just, et kui väravate vahe on praegu 22-31 ja võta nüüd siis 20 ära, et sul oli põhimõtteliselt -1 on ju. Räägi mikrofoni poole ka. -1, et ja nüüd on -9, siis see... Ei no Tammeka puhul okei, Tammeka on asja nii üles-alla, jah, Tammeka puhul võime ära mainida, kaks väravat, eks ole, ta on eelviimase kohal väravate löömise poolest, et tegelikult ei ole rünnakul hästi. Aga kokkuleppele meil pole ju võtta. Jah, mis me siis toome, Aleksei jääb Mattis Tamm, ei. Ja ma arvan, et sinna vist on see... järsku tulebki Tammekasse ennast üles ehitama. Tammekasse. Vot see on ilus, mulle meeldib. See sobib ju kokku. Tammekasse. No ma ütlen, et mina see viimase 2 mängu 1-5, siis mina võib-olla ei oleks. Aga kaitses on asjad paremaks läinud, sest Rumori Calcio karika sarjas viimati hoiti 0 pealt. Palju nad ise lõid? 7. 1. 1-0. Reijo Laabos nagu päästis selle päeva, aga võib-olla vaadates seda tuleb siis võib-olla tõesti, et Tammekas. Tammekas, kõlab hästi, et Tamm, kuulus kirjasaatja saates mehe teinud. Täiesti suvel. Tund hakkab täis, mu aju enam ei tööta, ei eladu. Vaprus siis Tammekal 5-1 siis kaotasid Narval ja siis viigistasid Levadiga. Jõhtralt hästi saab aru, mis seisus see meeskond on. Et põhimõtteliselt see viska lotot, et see mõttes, et siin võib kõik juhtuda. Vaprus, ma ei tea, mis siin öelda. Mängijad on otsas. Ei, mitte me võime uuesti samu mehi ka, eks ole, muidu ütleks see, et Tom Palbergi tagasi, jah? Kui ta küll Tammekas ja siis Palberg tagasi. Aga mulle meeldib, et see Limberg saab seal tipus võimalust. Mina ei võta seda minutit tipust ära, mulle isegi see, et muidu on selle elupõine ääremängija, justkui vist on ju, aga mulle see katsetus meeldib, vaata, mis ta seal tipus hakkama saab. Ma ei tea, et seal... Ma arvan ka, et ründes neil nagu mängijaid on, et võib-olla ka kaitses. Kuulus Orm on hakanud väravid lööma, Rasmus Orm, 18 aastane. Seal on ees põnevad mehi, mul isegi selles mõttes mina ei tooks kellelgi neid minutid ära võtma, et pigem anname ruuma, et see Pärnu, mis see Pärnu teeb, oma olemuselt. Vana hea sõna. Mets siis Pärnusse. Jaa, mingi see on kaitseliini. Jah, siuke kogenud mees seal varem... Kes all teeb asjad korda ja alustab rünnakuid ja siis üleval. Kui seal ees on nagu palju noori ka, võib-olla... Või siis meil on ikkagi... ma saan mu lemmikmängijaks on teate kes loomulikult? Eesti liigas või üldse Eesti liigas, mulle alati meeldib üks mängija. Virgo Vallik, Ei, Joonas Sild. On ikkagi Eesti liigas põhivees. Kas see ei ole see koht, kus Joonas Silla asemel võiks olla näiteks Schöning Larsen? Sul oleks terve parem tiib. Ma arvan, et see hüppe nagu Joonas Sillalt Schöning Larsenile on umbes sama suur nagu mul ei tule ühte käedvõrdlust, sest et tund on täis. Kui Kaspar Ruus, ma ei tea, kas kätt suruma kõvasti, jah? See on umbes sama, et kõigepealt surud kätt Kaspar Ruusiga ja siis ütleme Arnold Schwarzenegger. Kas ta on elus üldse? Vist on. Peaks olema küll, jah. Huvitav, kumma lihtsam võita käe surumist, kas oletame, et Arnold Schwarzenegger surnud Arnold Schwarzenegger või elus Kaspar Ruusiga? Igatahes, mida meelde siis paneme siia Schöning Larseni, aitaks mõlemal pool. Mis see Paide Flora, Paide teeme kiiresti, siis Paide need meeskonnad on räägitud küll. Mis see Paide... Nad on kõik koondislased tagasi. Paide pool, ma ei tea, kas see... igal pool on reegi, eks ole. Võib-olla on see koht, kuhu võiks ka, eks ole. Võib-olla äärele või? Ääre kaitses võib-olla kuidagi sinna, võib-olla tooks siis Robbie Saarma tagasi, jah? Näiteks, väga hea. Kalju puhul... Flora. Flora. Jah, õige punktid võib käetel olla. Tegelikult pole point Paide 35, Flora 39, Kalju 41, Levadia 50. Flora puhul, kus on suurem murekoht? Tegelikult ei olegi. Et see mõttes, et seal Flora. Ma arvan, kui saaks Markus Poomi tagasi, oleks päris hästi neil jälle, jah, näiteks Markus Poom tagasi, et... Ma arvan, et mina ütleks, et kas väravaht või keskkaitsed ikkagi... Või isegi äärekaitsed, ütleme nii. Või siis Jürgen Henn. Let's go, peale sellist häbiväärt kaotust. Juba hakkab kangutama treenerit. Viimane aeg ju. Siin on... Siin oli ju, Norbert Hurt kaotas seljele või?
jah, siis oli vahetus, jah. Muidu vaata ütles, et sinna parem kaitsesse, tegelikult tal mõõtul ja need tuleb tagasi. Kreida Valdmets tegelikult keskel on juba. Ja siis võta, et kui Raksin mängib paremat äärekaitset, siis see ei ole ju koht, mis on täidetud. Aga see on hädapärast, seal on tõesti... No seda ongi, et seal ongi vaja tagasi tuua. Et jah. Ja siis tõuge sellest keskel uuesti näiteks, jah. Jah, tõudest keskel uuesti ja ma arvan, Flora... Ma arvan, oleks Levadial natuke lähemal. Hein väravas kontrolliks asja. Miks sa vihkad Everti ründelt? Ma ei vihka teda üldse. Sa pead vabandama Rasmus Satter ees. Rasmus Satter on andunud kuule ja talle ei meeldi selline asi. Ei ole üldse seda öelnud, et ma kedagi peaks vihkama. Absoluutselt mitte. Ei, ma olen nõus, et Kivila ründavad mõlemad. Mina otsin ka, et üks neist kahest mängib ennast toondises kindlalt, Valdnerist mööda, sel ajal välismaale. Tegelikult ei ole. Ralju puhul Raljul on siin võitnud, eks ole, suuremaid väiksed. Kalju puhul minust jumast arusaamatu meeskond, et mõnes mõttes, et nagu igal poolt midagi puudu. Aga samas igal pool on riik. Hea analüüs. See on hea analüüs, jah. Siin on nagu raske midagi lisada. Tegelikult ma olen sooganud nõus, et seal on nagu nemad oleks täpselt see, et toome, kui Alex Mattiase tagasi, et siis me oleme jälle... Võib-olla tõesti rünnak on puudu ja Alex Mattias Tamm kaitse, Promiss ei ole Eesti mängija, tooks Promissi tagasi. Mina näiteks jälle, mulle meeldib, nüüd viimas mängus oli, mina näiteks, ma tean, Andrei ei ole minu nõus, mina olen kõik minutid Orlovile. Pauduta. Orlov on tulnud küll ja löönud, jah. Mina asendaks sellise mehe, kes Sotšikovi asendaks näiteks vana rallukana, nimega. Kes? Kilerme. Lasi Sinjevsk. Meeskis on röövit ära. Röövpüük oli see. Röövpüük, jah. Et see õudne, mis toimus vale. Jah, et see võib-olla oleks, et ainus asi, see Sotšikov tundub selline natuke minu jaoks siiamaani, ma saan aru, on tubli mees, tundub võõrkeha. No ma ei saa aru, kas saab olla õbeda, see on minul, mulle mahu pähe. Mõnikord sa ei näe inimest teadust, kuidas saab olla, Eesti meistriliigas on teisel kohal meeskond, kus altvooses on Sotšikov ja ma ei saa. Ma nii nagu kriitiline seal ei oleks, aga mul on tunne, et seal on väravad puudu tegelikult, et neil on nagu need värava masin on puudu, et nüüd on Männilaan on ju väljas, nagu see Orlov on hea pakkumine, aga jah, selline tipuründaja on ikkagi, kes lõpetaks need rünnakud ära konkreetselt, et sul võiks olla mängija, kes on 15 väravat löönud juba selleks ajaks tegelikult. Jah, või siis kas või 6 oleks. No ongi kahju, vaata Männilaan sai vigastada, et sul oleks vaja rünnakusse tegelikult jõudu. Ma arvan, teised kohad Berk väravas seal viimasel muidugi Pavlov väravas. Midagi on jälle juhtunud, jah, et ei tea täpselt seda siseelu. Ja Levadia puhul mõtle ei tea. Nende puhul saab läge, kui sinna pannagi saala mingi Baskotsi juurde sinna keskele, et kelle nende kahe selle ühe asemel, kindlasti on Baskotsi parem neist. Vanfo asemel näiteks. Nad on päris head seal taga, see oma värav, et see rikkus kõik ära, vaata. Ei, ma mõtlen, seal on see, Levadia seis on nii ilus, et on, jah. Neil on, me ei tea, mis nüüd saab, kui Tampeduud ei ole ründes. Et kas Mollo tuleb siis, mis see Katalatat, see... Ei, nad on ju kats ründajat juba toonud. Ja ma mõtlengi, mis nendest saab, et me ei tea ju. Üks on ühe värava kuskil välismaal, teist ma ei tea palju seal, kus on olnud. Me ei tea, mis nendest saab. Ilma naljata. Ei, aga meil on ise ilma temata on Vendel on ju Eesti liiga. Tõenäoliselt lõpetab Eesti liiga parim väravrutina. Tundus loogiline praegu, jah. Ja lihtsalt kahju, et katsmeest toodi, et jälle on üks teatud Viimsist tulnud mängija, kellelt viimanegi võimalused võeti ära jälle, et kahju, aga samas mulle meeldib see ambitsioon, et me tahame see tiitli ära võtta. Ma arvan, eks nad mõtled tegelikult juba ju ka järgmise aasta peal päris palju, et ega need mõlemad toomised on, ma arvan, pigem juba natuke suunatud sinna ka. Et siis saab juba vaikselt mehi sisse mängitada. No see on teine asi, sa ei oota neist veel. Jah, et muidu talvel tood, siis on ainult ettevalmistus. Nüüd sa saad ikkagi kuidagi katsetada, kui ikkagi üldse ei toimi, siis on võimalik talvel veel muudatusi teha. Skaalal 1-10. Kui üllatunud on Madis Kalvet, et Levadia tõi ründaja, kes on mänginud pikalt Venemaal ja läks sinna, kui ma etsi peale sõjalust. Sest ma olen pehmelt öeldes šokeeritud. Pigem olen üllatunud küll, jah. Ma olin üllatunud, kui seda kuulsin. Et jah, ma saan, et vist viimased, ma ei tea, 2 või 1,5 aastat oli seal Gruusias lainul vist on ja
aga siiski jah, et seal arvestades ka Viktor Levada enda sõnavõtte ja asju, et siis pigem olen ikka üllatunud, jah. Jah, pigem ootaks sellist asja Florast. On nali, lihtsalt no ikka juhtub, et kõik ei saa aru. Ütleme jah, võib-olla seal olid mingid argumendid, mida ei tea võib-olla praegu, aga ütleme suures plaanis, et lihtsalt kui vaadata nagu... Kus siin võeti vaibale, et kelle poolt sa oled? Viktor Levada puhul nagu isegi eeldaks seda. See oli skaalal 1-10, kui üllatanud sa, et see oli vist neilnud numbrid. Ütleme siis, ma ei tea, 8. Väga ilusad numbrid. Ja nii ondi. Ja lõppu teeme siis 6 minutit mölanurka. Tarmo Paju saatis meil ühe kirjad, siis teeme siis luret. Lugejate kirjad või? Selline rubriik esimest korda. Ei, see Tarmo Paju saatis edasi, et siis selgitame ära inimesi huvitab, et tegelikult me pole rääkinud. Et algus ja lõpp, eks ole, et äkki kirjutas, vahet pole, kes kirjutas, et äkki oleks võimalik Delfi Altrastuudi episoode videon üles lindistada, et blablabla. Et et fänn ja meelelootuslik kuulamine ja et emotsionaalsed saatejuhid, aga kuna pilti ei ole, siis natukene võib läheb mööda, eks ole. On see, et see vahetu näoilmed, emotsioon, et see annaks väga palju juurde. Meil on käinud läbi küll see siin, et kahju, et kaamerad pole. Peamine põhjus, eks ole, hääletasime ja kahjuks 1-2 otsustati, et Eigo on nii kole mees, et ei saa ekraanile lasta. Ma tahaks ka seda salajast hääletust teada. Ooper ja Madis ütles, et no tõesti taha. Päris ära rääkida, mis küsimus on selles, et meil on saade üsna ebaregulaarne. Meil on saated, me ei taha teha seda saadet nii, et tuleme kokku iga teisipäev kell 12 näiteks. Et me ei taha, seepärast me tahame olla mõnikord, kui on ikkagi koondisel on reedel mäng, siis me tahame teha laupäeval selle mängu kokku võtta, eks ole. Aga meil pole video mingit analüütikut. Põhimõtteliselt jah, see natuke seab nagu selle osakonna keerulise seisu, kui ei ole niisugust regulaarsust. Meil on enamasti, me lepime kokku neid asju jooksnud, millal me teeme. Peab see kogu Delfile, et seal nurgas see GoPro nagu on ja väravahtidel värava taga on ja kõik ja GoPro nurka ja veo. Et see on nagu pean põhjus, et see video, see eeldaks, et videoosakond, eks ole, teeks tööd või et videoosakond teeks ette, me tõesti mõnikord siis me peaksime mõtlema, mis see riidesse paneme. Praegu me saame... Kas Jaan Martinson mõtleb seda riidesse paneb? Mina jah. Kaubamaja tuleb sponsoriks. Ma ei tea, miks on Andres Hopper meeldab seda saadet teha alati aluspükstes. Koroona ajast on juba sellised sisse. Iga nord aluspükstes. Nagu püsti, et seal on pitsak on seljas. Ma ütlen, peame põhjus on see, et kuna meil on see, et mõnikord, kui tõesti me tunneme, et ei ole mitte midagi rääkida, siis me ei tee sunnitud saadet. Me teeme siis, kui meil on tunne ja mõnikord mõni nädal tahame teha rats, mõnikord me tahame teha peapäeviti, eks ole. Aga kui Delfi tuleb nüüd ütleb, et see on kõik võimalik? Ei, hetkel ei ole. Et see mõttes, et kui saaks niimoodi, et... Eigo, mul tunneb, Eigo nagu tõrjub. Kas ei ole avatud meeltega? Ja pluss, üks päris põhjus on see, et näiteks me oleme näinud... Koondisjärgsed mängud on Eigo. Koondisjärgsed mängud, Kaspar Ruusi sünnipäeva järgsed. Kui te oleks näinud seda, kuidas Madis Kalt oli peale Kaspar Ruusi sünnipäeva saates silma punased, haises mingi kilomeetri kaugused dressid seljad. Lõhnele tundavad. Mis mina peale koondismänge fännikalt, ma arvan, see ei ole ilus saatev lihtsalt. Et see tõesti, et oleks siin... Aga teeme sinu siis selleks nagu blurri. Ma arvan, et see on nagu, on õige niipidi. Et me... Ütleb, anna lubadus, et me töötame selle kallal. Me töötame selle kallal, jah. Et... Võib-olla kunagi. Aga samas, Andres Hopper, miks me valetame kuulajatelt, et me tööta selle kallal? Ei, tegelikult ma arvan, kui kuulaja töötab ja aina rohkem kuulab, siis Eigo sul pole pääsu lihtsalt. Ütle mingi number, et kui me saame nii palju kuulajaid, siis... Jah. Ei, vaata, igast ma ütlen, ma selgelt sõnan Pointer, et ebaregulaarsus on see põhjus ja väga keeruline oleks, siis me peaks sattama saadet... Kertu Võsu oleks kindlasti õnnelik see ebaregulaarsus. Jah, et süüdi on peamiselt Kertu Võsu, nagu paljudes asjades Delfis. Õnneks on nii pikk saade, seda ei kuule keegi lõpuni. Üks asju, mida veel palju küsitud, on see, et
et kas tõesti et saated on nii lappes läinud ja tõesti et kas korrus pealt noomida ei saa, selle siis nagu fikseerisin ära, et oleme saanud nüüd noomida, et meie varem oli minus mille eest? Siin on teatud sõnu, mida ei tohi kasutada. Ei polndagi siis peale seda, ma mõtlesin, et kahjuks Tarmo Paju, see vanna snitš, vaata. Siin tõrgev juht on rääkis ära, et nüüd on suurem noomimus, et varem oli ikka minu piir oli see, et ma tean, mu ema kuulab, et kasutatakse see sõna, mida mitte laps või poissõber, nagu ma ei tea, siis see oli eelmise saate teema. Siis, et jah, tõesti, kes tapo võim ja saate aru, ma tegin ühe saate nii, et kordagi ropend ja mõnusam. Kas oli parem kuulata? Vaata, et see ära ei rikku siin enne lõppu. Ja ega rohkem vist ei olegi tähelepanekud või mis, Talvet, sul on? Ei ole jah, siin vaatan tund 14, viimane minut ei ka sulle. Jah, ja siis lõpuküsimus teeme siis Andres Hopper. Nii. Teeme siis kultuurse lõpu. Okay. Teeme Talvet, ma tean, Talvet ei ole mitte Talvet on ebakultuurse mees, keda. Anna siis viimastest nädalatest mõni hea teatrikülastus soovitus, mis sa oled käinud, raamatu soovitus, mida oled lugenud, filmi soovitus, mida oled vaadanud, või siis mõni hea kontsert, kus sa oled käinud. No mida tegi, mis näitab, et sa ei ole lihtsalt labane spordimees, kes ei käi seal Puressaares lähed ainult, lased seal tunnisaunas ja ma ei tea, stripitas, vaid käid ja ikka loed raamatuid, vaata. Et anna midagi inimestele soovita. Jah, ei ole midagi anda. Jumal. Eile, kui kerge just üks läbi, vaatasin 2,5 meest. Sealt ei saa kultuuri. Eks selline see meie saade kahjuks on, sellist teema siin saadet tegi. Mina reisin teid Jüri kontserdis Turtlis. Ma arvasin, et sa seda ütled. Ma kuulsin laule, ma üht oli varem kuulnud. No võt, kõige kuuleb mees jällegi. Palve, kes iganes kontserte teeb, palun, ärge tehke seal asfaldiplatsi peal õudne. Et ei ole päris see ruhtlus, tahaks bände vaadata. Võt. Ja lõppu tuli see Andres Hopper, kes on sinu meie staadiad parim päravat? Ja üle maailmne või Eestis? Sinu lemmik värat läbi aedade, kes on mitte lemmik vaid... No ma kuna ma sündisime Vene aega, siis oli Rinata Saev oli oma ajal. Siis oli, isegi nägin teda Moskvas, kui mängisin. See oli nagu, ma ei tea, Oleg Plokhin või siis see, mis ta nüüd läks ära, see Kiievi Dünamo treener. Lobanovski täpselt, et nendega on au olnud kohtuda, et jah, kunagi ammu oli selline väravaht, aga ei, no sealt tulid ju siis Oliver Kaanid ja asjad veel peale. Aga jääme selle, et Rinata Saev peale omal ajal ei. Tegelikult ei olnud, no nüüd läbi aegade siis kindlasti mitte. Ei, las ta jääb. See mulle meeldib. Vahest mõtled noor mees ja siis mõtleb, kes ainult parimad on, toome näited mingi eelmise Eesti aegadest. Van Basten lõi talle meeletult ilusa värava, pärast seda sai kohe Holland pluss punkte kõvasti ja sul, ma ei teaks ka oled? Läbi aeg lemmik värav vahta. Ja, Buffon siis, Ja mina siis ainus, kes ütleb Mart Poom. Ja, seda ma küsisin, keda seda... Ei, minu on loomulikult Gigi Buffon, sest kõige parem ja ilusam jalgpall on Itaalias. Jälle, sain lõpetada saate nii, kui ma tahtsin. No Donnarumma tuli lükkast ära. Donnarumma... Buffon ikka ilusam mees, jah, siiamaani. Donnarumma näeb välja nagu... peenis oli. Ja see oli seekordne saade. See oli seekordne saade, et kurat, napilt, see oli napikas täiesti. Minut läks liiga pikali ja saade õnnestus lõpuks. Öelge siis kuuljatele nägemist ja see oli seekord saade. Kuuleme taas tõenäoliselt järgmine või ülejärgmine nädal. Nägemist. Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio.